väikene väin. Poole päevaga ta järel läbi käib. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kui sina seda ei usu, siis tule vaatama. Tuul see puhub üle metsa lageda. Puhub põhjast lõunast ikka merelt ta. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kui sina seda ei usu, siis tule vaatama. Muhu mies see künna päästab ikka merel. Olgu tasuks tal siis täis või tüümõr. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kui sina seda ei usu, siis tule vaatama. Muhu tüdrik rahvariides voogudelill. Päikse kiirtes särav siilik voodale üll. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kui sina seda ei usu, siis tule vaatama. Kehvo põllulapp ja kehvo karjas maa. Siiski te merelt lõbust laulu kuuled sa. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei usu, siis tule vaatama. See on mitte Muhu, see on Muhumaa. Kõigist ilma saarte kõige moekam ta. Eks saunaviha tegu ikka enne jaanipäeva töö on, kui sa ikka peale jaanipäeva teed, siis seda maiku enam ikka ei ole tal. Nii et see tuleks ikka enne jaani valmis teha. Ja tuleb valida sellised oksad, misel pole neid noori kasve, kui sa need noorte kasvudega, need sa peksad kohe ära ja siis need saavad pärast, kui sa tahad ka saunavihta teist korda kasuta, siis sa saad nüpeldada, mitte enam vihta. Ja ega siit midagi, hakkame siit lõikama vaikselt. Ja see ühed oksad tuleb panna ühtepidi, teine teistpidi. Sest sedamoodi on ta ju hoopis karedam, sedamoodi on pehmem ikkagi. Ja nüüd ma hakkan teistpidi juba panema neid oksi, lehed nagu tületsi. Vanasti nähti suurt kurja vaeva selle sideme tegemisega, aga nüüd on selline asi, et veevärgil on mõeldud välja kiirliide ja nüüd see on ka kiirliide. See pole nüüd enam midagi, paneta see kokku selle elektrimeeste klambriga ja pärast on see võimalus, kui ta ära kuivab, saab juurde pingutada. No ja nüüd tuleb ta vilusse kuima panna. Mul on ülal on saukes kala jälle võrgurestid on. Me panen ta nüüd kuima niiviisi ja siis teatud paari päeva pärast keeran ta teistpidi, ta ilusaks lapikuks jääb. Nii et ja möödunud aastal oli hästi palju pärnaõisi ja ma tegin Pärnast sai väga hea viha, see väga suke hea lõhnaga on ja tõesti mõnus on. No ja ega siin muud kuntsi põle neid kuima ja head leili. Sääl, kus näod meil
ikka iga kukkuma. Sääl, kus vanad talud vaikselt tukkuvad. Sääl on suured saared, kõrged vahtrapuud, eakad heidetadi ukse vahel luud. Sääl on räästa varjus, kena pelgupaik, meelest ei lähial uivand silgumaik. Rannamäe peal seisab mõtlik Juhan Smuul, talle seltsiliseks jäänud ainult tuul. Silme ees tal seisab meri hülgehall, suurna järsak kalju, laadakate vall. Silme ees tal laiub meri hülgehall, Sõgedate küla on tema jalge all. No kuidas see Muhumaa siis tekkis ka? No meie arvates on nii, et kuskil 8500 aastat tagasi hakkasid siis Muhu saare kõrgemad osad välja paistma suurest Läänemerest. Läks aega edasi, mitmes saarekeses kasvas kokku üks ja eks ta üks selline muhklik asi tekkis. Suur ja lai nagu Muhumaa praegu on ta siis viimased 1000 aastat ja Muhu saarel on siis asustus ka päris vana. Me arvame, et ikka umbes 5000 aastat võisid esimesed korilased ja kütid siin tagasi juba Muhu saarel olla. Mis see Muhu tähendab? No esmakordselt kirjutati kirjasõnast Liivimaa Henriku kroonikast 1227. aastast, et castrum moonet vallutatakse ehk Muhu linnust. Seejärel on siis Muhu saare kohta öeldud ja kirjutatud moone, moona, möön, mohn ja teised sarnased variandid. Aga nüüd eestipärane Muhomaa või Muhumaa, seda on kirjutatud kusagilt 18. sajandist. Turistid küsivad seda meilt alati, et mida see Muhu tähendab. No, eks ma siis räägin, et kui lööd pea ära, tekib muhk, šiška, ütlen venelastele, et eks ta üks muhk ole. No, viisakamalt öeldes kõrgem koht, mis paistab merest välja. Aga on tekkinud ka hulga uusi teooriaid meie turistidel näiteks. Venelased ütlevad, et nemad teavad, mis Muhu saar tähendab. Ostrov Muhi, kärbse saar. Ja tõenduseks näitavad, et meie rahvariietel on palju kärbse motiive kujutatud. No, see niimoodi pooleks naljaga. Meie igatahes ütleme, kas Muhu või Muhumaa ja see on meile väga oluline. Kaunim saar, mis Muhunel mais on sündinud. Muhumaa, Muhumaa, kes ta ilu näinud, see on nagu joobnud. Muhumaa, Muhumaa, üle vee, laiub taevas nii hõrn ja sinine, sinine. Ja kui oled oma kodukese leidnud, Muhumaa, Muhumaa. Peale haldusreformi on Muhu saar ja Muhu vald Eesti üks väiksemaid omavalitsusi. Aga meie suur õnn ja rõõm on see, et meie elanike arv on kasvutendentsis ja loodame, et ei ole kaugel aeg, kui meil on taas paar tuhat inimest. Eks meie väike missioon on näidata Eestile, et ka väike võib olla tubli, endaga saab ilusti hakkama ja on arenemisvõimeline. Samas ega me ühtegi tööd siin saarel ei tee selleks, et näidata teistele, kui tublid me oleme. Eks see töö on ikkagi kantud sellest, et
meil endil muhulastel oleks siin hea olla, et siia on ka teistel, et meie lastel on siin hea olla ja ka teistel on siia hea tulla. Muhulaste elu üks võtmeküsimus on praegu see, kuidas hoida ja edasi kanda seda vana ja väärtuslikku, aga samas me peame olema avatud ka kõigile uuele ja olema edumeelsed. Meie hea näide on siin minu taga olev Liiva uus keskuse ala arendus. Kui 10 aastat tagasi me mõtlesime, et kuidas peatada see turistide vool ja siit mööda minevad autod siin Liival, ei olnud häid lahendusi, aga kuidagi imeväel tuli üks ettevõtmine, teine, kolmas ja täna me oleme juba Liival jäänud oma tehnilise taristu arenguga pisut jalgu. Nii et me peame kiiresti oma Liiva küla arendama. Viimastel aastatel on Liivale kogunenud päris arvestatav teenindus- ja ettevõtluskeskkond. Lisaks uuele Coopi kauplusele on ju Liival siin kuulus Muhu leivavabrik, on väga hea kalapood, on palju käsitöölisi, on aianduskauplus ja nii edasi ja nii edasi. Loodame, et ka meie uuele ettevõtlusalale leiame palju uusi ettevõtjaid ja palju uusi ideid, kuidas Muhu saart ja Liivat veelgi rohkem turundada, nii et oleks meil kõigil siin hea. Kui kevadel päike on sinetamas taevas ja kalide ümbrus on kahtlaselt jääd, siis kaluri süda on muredes vaevas. Üks mõte ta vilkusid mere voolab, siis kaluri süda on muredes vaevas. Üks tunnedel vilkusid mere voolab ja hommikul ühel seal silmates lahte näed tumedaid laike ja maalt puhul. Ei aega seal anta tal mõtelda kahte mõrd paatila lennata kevade tuul. Ei aega seal anta tal mõtelda kahte mõrd paatila lennata kevade tuul. Ja rüssavad merele voogude võidu, ranniku elu ja kõrvatud maad. Teeb hommikuks pühade kaneele sõidu, tal püüdel istub on arvukas taht. Teeb hommikuks pühade kaneele sõidu, tal püüdel istub on arvukas taht. On kaevas täis lindude kiljuvad kisa, neil leiad sina kõikjal, kus seisab ilm. Kes meres saab leiva, kes leivale lisa, rahvale tähtis on soolane sild. Kes meres saab leiva, kes leivale lisa, rahvale tähtis on soolane sild. Muhu on ka kindlasti väike mereriik ja meil on oluline pääs merele ja et merelt pääsetakse ka Muhusse. Ajalooliselt on Muhus olnud hästi palju väikesadamaid ja lautorikohti, mis osa küll tänaks on kahjuks kasutusest väljas või äravalduses. Seda enam tuleb hinnata neid inimesi, kes on kätte võtnud ja korrastanud mõne väikesadama, nagu siin me näeme Lõunaranna sadamat. Siin peatub aastas pea 200 väiksemat merealust ja samuti on siin ka koht muhulastele ja Muhu külalistele nii puhkamiseks kui ka muudeks teenusteks. Ellamaa laululava valmisega on jälle lahendatud üks piinlik moment Muhus. Muhu kogukond on suurte kultuuritraditsioonidega, ent mitu aastakümmet meil ei olnud oma laululava. Nüüd on ja selle laululava saamislugu oli päris tore, sest inspiratsiooni on saadud Muhu naise rahvariide seelikust ja üritust, meie suurt avaüritust siin kajastatigi pealkirjaga Muhulased laulavad Šmulimare seeliku all. Et ja Muhus siin, mis me teeme? Mis me teeme? Oma asja teeme enamuse ajast, et enam tantsimas ei käi, lauluhäält ei ole, aga meil on siin on mitu laulurühma on ja tantsurühmasid on mitu, nii et tegevust ikka on. Lapsed käivad noortekeskuses ja lasteaias, eks? Lasteaias ka ja teebla. Lasteaiad on kenasti remonditud ja
no ma arvan jah, minu lugu on ka enam-vähem ikka sihuke tavaline selline Eesti ettevõtja või noh, sihuke naisettevõtja lugu, et et jäin lapsega koju ja siis ei tahtnud enam tööle tagasi minna ja siis mingi hetk kuidagi jah, elasime Tallinnas, siis tulime suveks Muhusse ja nagu jäimegi, et ja siis mul tuli see kalosside maalimise mõte, siis ma alguses maalisin kalosse. Siis Tallinnas ma töötasin ka masinaga tikkimise alal ja natukene nii-öelda moetööstuses, et siis siin Muhus panin need kaks asja kokku ja nagu selline kirev Muhu värvikamma on siis ka kõik, mis ma oma töös ja loomingus kasutan, selliseid värvilisi kangaid, värvilisi niite, lõngu ja värve, et jah, minu asjades väga pastelset ei näe, et ikka see Muhu veri ja Muhu selline juured ikka lööb nagu välja. Et jah, ja nüüd jaanuaris sai 10 aastat. 10 aastat sai oma asja aetud ja nüüd 2,5 aastat oleme nii-öelda rendipinnal, et mis on ka Muhu suhtes nagu haruldus, et siin on jah, pole väga nagu selliseid vabu pindu ja et meil nagu õnnestus või noh, tuli sihuke mõte ja noortekeskus kolis välja ja põhimõtteliselt järgmine päev meie kolisime kohe sisse ja tegime sellise väikse mõnus remondi, mis meile meeldis ja inimesed on hästi vastu võtnud, siin käivad jutustavad inimesed ja meil lapsed käivad siin, koolist käivad lapsed pärimuskultuuritunni raames siin vaatamas, mis meie teeme ja jutustame ja siis siin peame kultuurikomisjoni koosolekuid, et ma olen Muhu valla seal kultuurikomisjonis, et siis räägime siin, sööme kooki ja räägime Muhu valla kultuurielu asju. Rahvariideid teeme siin pundi peale ja nüüd siis just lõpetasin Kuressaare ametikooli graafilise kujundamise erialal ja siis hakkasin, no see mustrite maailm mind ikkagi nii võlub ja kangad kõik, et siis hakkasin tegema enda kangaid. Et otsisin omale välismaalt tootjad ja siis niisuguse väikeste tiraažidega selliseid nii-öelda käsitöö või autori kangaid. Et mulle meeldib jah, teha asju natuke teistmoodi ja mida võib-olla jah, nii palju veel ei tehta, et siis ja sihuke looduslik ja naturaalne ja looduslähedus on siin kuidagi nagu veel süvenenud siin Muhus ja see mõttemaailm ju aina süveneb ja siin seda toetatakse ka nii, et mulle tundus see väga hea variant ja mõte ja eneseteostus. Ja kui oled omal kodukese leidnud Muhumaal, üle vee, laiub taevas nii hõrn ja sinine. Ja kui oled omal kodukese leidnud Muhumaal. Lisaks töökohale ja heale elukohale vajab inimesi kindlasti ka puhkusevõimalusi. Muus on päris mitmeid puhkuse ja sportimisvõimalusi, kuid üks uuemaid on Muhu seikluspark, mis täidab just seda aktiivse puhkuse siiamaani olnud tühimikku. Seda aktiivset võimalust kasutavad nii muhulased ise kui ka meie saare külalised. Lisaks seikluspargile avatakse siin lähiajal ka loodusrada loodushuvilistele ja ka lihtsalt matkamiseks. Üügupank on olnud Muhumaa üks suuremaid looduslikke vaatamisväärsusi juba aastakümneid ja kauemgi veel. Olime mures, sest pank oli kinni kasvamas ja rohtunud,
kuid erinevate looduslike projektide abil on tänaseks ilusti nii pangapealne kui pangaalune ka puhastatud. Ja täna lisaks inimestele hoiavad panga juures puhtust juba ka loomad. Nii et see ilus vaatamisväärsus püsib kindlasti kaua. See Muhuaga saare mullapilt, see Muhuaga saare mullapilt on üles kasvatanud mind, on üles kasvatanud mind. Kui näed sina lahel suulabet, kui näed sina lahel suulabet, siis räägide kallimaale tõtt, räägide kallimaale tõtt. Meil oli naabriperes oli üks vana inimene, elas siin Üksipäinis ja see oli kange laulutegija ja igat sorti laulud ja ta siis tegi ka ühe väga ilus laulu, mis lapsepõlves mulle eriti meeldis ja ma usun, et see on mul meeles ka. Meie kiis on üle kõige, kindlameelne, truu ja õige. Alati mul kaasa tundes, olgu kurbuses või õnnes. Meie kiis ei õlut viina taha, ainult soovib värsket liha. Püüa pese, pistab kinni, mind ei küpsetama sunni. See Muhuaga saare mullapilt, see Muhuaga saare mullapilt on üles kasvatanud mind, on üles kasvatanud mind. Aga Kadaka juurde ma jõudsin, ma rääkis sellest pinki, et kui pensionile hakkab jääma, mis ta siis ikka enam teeb, et ta ajab puitpliita alla ja mul polnud pinki, et jälle pliidi ees istuda. No ja siis jälle tegi selle pingi valmis, aga sealt külje pealt tuli sellised ilusad seivid tulid, mis järel jäid. Neid oli kahju tulle ajada, siis ma võtsin, hakkasin vaatama, kuidas neid seada ja siis tuli selline plaat, aga siis ta jäi tühjaks, aga siis, et mitte tühjaks jätta, siis tuleks ta millegi täita. Ja siis mul tuli idee, et need Kadaka seiba lõigata sinna täiteks panna. No ja see oli mul siis Kemsu põranda plaadid tulid. See esimene töö oli see. No aga nüüd seda põrandat pole enam, nagu jälle valdade ühinemine oli, mul ühines ka väljakäik tussiruumiga. Nii et siis ta sai üles võetud, ta siis langus ära muidu. Edasi sai nagu tehtud jälle üks esikupõrand, see on mul seal. Ja see on üks ruutmeetrine. Siis järgmine oli, nagu ikka süües kasvab isu, tuli teha mul üks 9-ruudune põrand on ja siis ma tegin selle. Aga no see võttis talve aega ja läks palju nuppa ka sinna. Aga see lihvimine kõige hullem, ta püsti puu on ikkagi jälle hoopis raskem lihviga, kui seda ma lapiti puud. Nii et see ikkagi tassi sain kuidagi. Ja siis tuli mõte edasi, et nagu väiksem taas, siis ma tegin nagu need sansukastid ühesõnaga, nagu mis siin on. Neid on jälle, vanasti olid jälle, kui muhulased läksid mandrile suiliseks, see oli temal jälle kaasas, sinna ta sai oma asjad sisse panna. Noh, tempa egas vanasti, kuigi palju riidet pole, aga tal oli üks koht, kus ta oma riidetki sai panna. No, eks meremeestel oli samamoodi ka sama ehitisega need sansukastid. Ja siis tuli mõte nüüd väiksemad teha, siis need väiksemad kastid on mul ka olemas. Ja no see suur kast, see on ka üks suurem töö, mis mul oli. Ma jälle 3 tuhlivõrgutäit nuppe läks sinna kasti siis üksi ära. Nii et hulka tööd oli sellega. Ja no jälle lihvimine, ta on ikka suur kolakas, pole jälle. Aga noh, nüüd kui ta valmis on, siis ta aitab küll. Vaada, kuskilt mul mujalt pole õppida on, ma selle ikka õppisin ise. Kõik selle minu teada, kuskilt mul õppida polnud, ma arvan, et ma olen üks esimesi tegijaid vähemalt siia, et kuskilt mul näha ka polnud ikka, et kuidas ma neid nuppa keedan ja kuidas ma neid kuivatan ja kõik see, nupp peab ikka hästi kuiv olema, sest ta jälle hakkab, mängib, aga arukseks läheb, kui ta on toores puu ja toores puu jälle liimida on väga, ta ei jää kinni üldse, ta peab puu kuivus peab hea olema. Nii et siuke asi oli ka sellega.
Itaalial ta on omapalgeline puu, teised puud jälle sellise süüga ei ole. Jalakas on meitel ka jälle üks ilusama süüga puu on, nii et ma jalakapuitu on ka kasutan siin laudade juures ja aga kadakas on jah, ta on see hästi ja lõhnaga on ta ja nii et kui see suvel siis uks on kinni ja siis sisse tuled, see pole enam lõhn, see on juba läpatis. Nii et ikka liiga tugev on. Lähme vaatame. Lahkub laev ja sadal hääbuttu. Ehalõõn on saatjaks merele, aga kai on kuulda neiunud tulnud laevale, tema vaatab järele. Aga kai on kuulda neiunud tulnud laevale, tema vaatab järele. Tõuseb tuul, laev kiigub lainte vallas. Seisab seal üks nukker meremees. Maha jäi tal armas kodu kallas. Muttev neid, kes ikka silme ees. Maha jäi tal armas kodu kallas. Muttev neid, kes ikka silme ees. Hommikul on meri ümberringi. Taevas vaid üks ainus pilvepaar. Elu õnne harmunuile kingib, kui nemad suudavad vaid oodata. Elu õnne harmunuile kingib, kui nemad suudavad vaid oodata. Ükskord laev toob meremehe randa, kas siis neiu ootab teda veel? Millal kord saaks uut talle jälle anda ja kas jäävad ühte nende teed? Millal kord saaks uut talle jälle anda ja kas jäävad ühte nende teed? Vanaema ütles, kui me tahame muhulasteks hakata, peame me ära õppima muhu keele. Kuidas see nüüd oligi? Kuule, teie vasikas tuli meie õue peale. Oo, ae. Oo,